William Bruce Cameron, Koera lubadus, 3. katkend. Sel talvel, kui lumi oli sügav, sõitis Grant meie sissesõiduteele ja tema järel tuli üks teine auto, mida juhtis hobune, kelle nimi, nagu peagi teada sain, oli Õnne. Hobune Õnne tundus mulle ühe kõige kasutuma loomana, keda oli iial kohanud. Ta ei tulnud kunagi majja sisse. Ta ei saanud sellest ilmselgelt aru, kuidas koera ust kasutada, kuigi ma käisin sellest demonstratiivselt mitu korda sisse välja. Ta ei jooksnud kunagi palli ega kepi järele ja ta ei söönud kunagi toitu, vaid nosis selle asemel kuiva rohtu, ilma et see oleks teda oksele ajanud. Chase isa patsutas Õnne nina. Ma ei ole kunagi varem hobuste rentimisest kuulnud, ütles ta Grandile. Ta astus sammu tagasi ja uuris Õnne autot. Ilus treiler kah. Tahad väikesele sõidule minna? Kui hobune Õnne seisat tegi, kukkus see täiesti valesti välja ning Chase isa jäi mõneks ajaks tema turjale kinni, kuni Õnne ringi traavis. Ma ei ole seda tükka aega teinud, hüüdis Chase isa naeratades. Sel ööl oli Õnne küünis, aga kui ma läksin vaatama, kuidas ta läheb, ta ainult jõllitas mind ilma, et oleks isegi nina langetanud, kui ma sõbralikult õlgede peale jalga tõstsin. Loobusin üritamast hobuse vastu kena olla. Majas mängisid Chase isa ja Grant kaarte. Oigasin ja heitsin nende jalgade juurde pikali. Mõtlesin, et kui üldse keegi mulle kaardimängu ajal maiust annab, on see Grant. Aga ta oli sama hõivatud kui kõik teised. Laks. Sellist heli tegid kaardid. Leidsin, et see ei meeldinud mulle. Mis kell sa hommikul lähed, küsis Chase isa. Laks. Mitte väga vara. Tahad kaasa tulla? Ei. Ma pole kunagi eriline telkija olnud, eriti mitte talvel. See ei ole õieti telkimine. Rada viib puhkemajade juurde. Kui ma loodusesse minna tahan, eks ma siis matkan oma õuna aeda. Laks. Tähendab, oleks tore koos aega veeta nii, et me teeksime midagi muud peale töö, pakkus Grant tasa. Märkasin tema juures midagi kurbuse sarnast ja tõusin istuma, et püksisäärt lakkuda. Sul on lõbusam, kui sa ei pea mind kaasa vedama, vastas Chase isa. Järgmisel hommikul viis Grant mu pikale autosõidule ja hobune Õnne tuli otse meie sabas. Tundsin terve tee tema lõhna. Ma ei saanud aru, kuidas Õnne sai iseseisvalt autoga sõita. Parkisime ja Õnne pidas samal ajal enda auto kinni. Mul ei olnud õrna aimugi, mida me teeme. Mind üllatas, kui Õnne tegi seisat ja Grant jäi tema turjale kinni ning me läksime lumisele rajale jalutama. Enne meid oli seal käinud juba palju hobuseid, nagu tõendasid nende pabulad, mis olid kõvaks külmunud ja jäätükkidena veel ebahuvitavamad kui värskena. Tee peal peatusime 3 seinaga hoonete juures, milles ei olnud mitte midagi huvitavat, ainult hunnikute viisi heina, mida Õnne rumalusest näris. Magasime väikeses puumajas kinnikülmunud oja kaldal, ümberringi teised sarnased majad ja Grant rääkis mõne inimesega. Õhus oli paksult suitsulõhna. Õnne veetis öö teiste hobuste juures, aga nad ei mänginud, ainult seisid ja katsusid välja mõelda, mida ette võtta. Järgmisel päeval läksime sügavamale metsa. Kui sel pärastlõunal peatusime, harjas Grant Õnnet ja pani ta sellisesse kohta, kus olid teised hobused. Samal ajal, kui mina mängisin ning maadlesin suure musta koeraga ja väikesema pruuni koeraga. Mõni hobune vaatas kadedalt pealt. Lähme nüüd tuppa, Riley, kutsus Grant hobuse majast välja tulles. Läksin tema kannul suurde sooja hoonesse, kus oli palju lõhnu ja paljude ustega koridorid. Kiviseinast ragisev ning sädemeid turtsuv tuli saatis kirbeid lõhnu ja soojust juurde, väga kõrge laega pearuumi. Grant seisis kõrge laua taga ja rääkis inimestega juttu.